Tere hommikust kõigile! Väga suur rõõm on teid näha siin täna hommikul Paides arvamusfestivalil. Minu jaoks on see alati selline hästi inspireeriv ja uue õppeaasta käima tõmbamiseks selline äärmiselt rikastav koht. Täna oleme me siia küll kogunenud teemaga, mis on kaunis tõsine ja meie arutelu teema pealkiri on siis küberkiusamise keeris ja kus on väljapääs. Minu nimi on Katre Hein ja olen tänase arutelu juht. Iseenesest olen õpetaja, olen juba 8 aastat regulaarselt tegelenud kiusuennetusega koolis, nende olukordade lahendamisega ja töötan ka sihtasutuses Kiusamisvaba Kool, kus ma siis olen kivakoolide mentor ehk aitan siis ka teistel Eesti koolidel rakendada siis programmi, mis aitab kiusamist ennetada ja jagab siis õpetajatele sekkumismeetodeid. Nii, kas Vihm tervitab meid kohe. Ja lisaks olen ka koolitaja ja küberkiusamine on täna õpetajana, ma arvan, meie kõigi, ka minu igapäevase töö osa. Nüüd enne veel, nagu te juba näete, minuga on laval siin täna noored. Me alustame oma arutelu noortega, aga enne veel korraks, et me saaksime kõik ühtemoodi aru, et kui me räägime kiusamisest, siis tegelikult nii küberkiusamine kui ka siis kiusamine, mis toimub koolis, mitte ainult, võib ka kuskil huviringis toimuda või tänaval, siis kiusamise puhul me toome välja teatud omadused, mis me ütleme, et on tahtlik, korduv, teiste kahjustamine. Ma korra küsin, kas selle paduvihmaga meid kuulda ka on? Väga hea, no super. Ja kiusamise olukorras on see, et ohvril on ennast raske kaitsta, need jõud on ebavõrdsed. Ja kiusamisel on erinevad vormid, meie keskendume täna küberkiusamisele ja seda sellepärast, et midagi ei ole teha. Küberkiusamine on kahjuks kasvutrendis. Kui uuringud näitavad, et selline igapäevane koolikiusamine veidikene väheneb. Ma loodan, et siin on ka abi olnud siis nendest koolis kasutatavatest ennetusprogrammidest, et igapäevane kiusamine väheneb, teadlikkus suureneb, küll aga küberkiusamise numbrid kahjuks siiski tõusevad. Ja kui vaadata siis küberkiusamist, mis siis eristab, on see, et muud mehhanismid on samad, ainuke asi, et on kolinud internetti ja see korduvus, millest me räägime, võib tekkida ühest pildist, see võib tekkida ühest kommentaarist. Iga like, mis selle kommentaari või pildi alla tuleb, seda koheselt ka siis võimendab. Ja teil on täna võimalik ka kasutada Slidot, et küsimusi küsida. Minul on seal abiks taga ka Tuuli, et kui tal on ka mikrofon, kes tunneb, et ta tahab, Tuuli lehvitab seal, ta on ka roosa pusaga, me paistame ilusti välja. Et kui teil on küsimusi, võite käega märku anda või siis äkki õnnestub teil see Slido QR-kood lahti saada ja valida sealt küsimus ja siis ma üritan siit oma telefonist neid küsimusi ka samal ajal kohe märgata. Aga läheme siis selle juurde, et minuga koos on siin täna noored, Karola ja Natali. Äkki te korra paar lauset ütlete enda kohta, et kes te olete ja siis juba vaatame, kas teid ka see küberkiusamise keeris kuidagi puudutab. Tere kõigile, ma olen Karola, tulen Saaremaalt ja nüüd just lõpetasin 9. klassi. Praegusel hetkel olen 16-aastane ja järgmisel aastal lähen vahetusaastale. Tere, mina olen Natali, mina olen Rocca al Mare kooli õpilane, uuest aastast siis 9. klassi õpilane. Hetkeseisuga olen siis 15 aastat vana ja ma arvan, et praegu nii palju äkki sissejuhatuseks piisab. Aitäh. Kuidas teie tajute küberkiusamist, seda keerist? Me ikkagi täna räägime ka küberkiusamise keerisest, et sinna.
no ma arvan, et meie puutume kõige rohkem selle küberkiusamise keerisega kokku nii-öelda igapäevaselt just sotsiaalmeedias, kõik Instagramid, TikTokid, noh, kes kasutab noortest Facebookid, kõik kommentaarid, postitused, kõik, mis tehakse, et kindlasti sotsiaalmeedia ja kõik kiusamine, mis seal toimub, on meil nii-öelda igapäevane kaaslane. Ma toon natuke teise perspektiivi sellele. Ma tunnetaksin kõige rohkem küberkiusamist, kuna ma olen nüüd mõnda aega olnud rohkem teadlik sellest, siis ma olen seda ka nii-öelda toonud esile vestlustes ja noorte seas küberkiusamise nii-öelda enda jaoks teadvustamine on rohkem see, et sa ei saa sinna mitte midagi teha, tegu on mõttetu teemaga ja nii-öelda on vähe teadvustust ja lisaks sellele ka kuidas ma ütlen, võimatu tunne, ehk siis ei tea, kuidas selle vastu hakata ja seetõttu ei nähta seda päris teemana. Ehk siis ma saan aru, et tegelikult sa noorena ütled, et see on väga tõsine teema. See on tõsine teema sellepärast, et lihtsalt seda ei nähta tõsisena, kuigi tegelikult see on tõsine. Mõnikord mulle tundub, eriti olles oma valdkonnas sellel teemal rääkides, kuidas teile tundub, kas täiskasvanud reageerivad üle, kui nad räägivad küberkiusamisest? Ma ei usu, et nad reageerivad üle. Mul on pigem tunne just vastupidine, et nii-öelda vanemad ei reageeri. Näiteks üks väga hea näide on see, et palun vabandust, et ma nii ütlen, aga näiteks osad emad või ka isad on, ma arvan, kõige suuremad kiberkiusajad üldse. Selles mõttes, et kui me avame näiteks Facebooki kommentaarid, siis iga teine kommentaar on ikkagist mingi halva alatooniga ja kui me klikime sellele profiilile, kes siis selle kommentaari esitas, on tihtipeale, ma ei pane küll mingeid stereotüüpe, aga kuskil 40-ndates, 50-ndates lapsevanem, mitte laps. Ehk siis mul on pigem tunne, et lapsevanemad nii-öelda ei saa aru, et nad on tihtipeale ise ühed suured küberkiusajad. See on väga tore, et sa selle sisse teed. Me täna keskendume küll rohkem, eks ju, noortele, aga mis on üks huvitav asi küberkiusamise puhul on see, et kui kiusamine muidu vanuse kasvades väheneb, siis küberkiusamine vähenemisnumbreid ei näita. Ja ma praegu kiiresti neid õige protsenti ei leidnud üles, ma tegin siin endale ju ka ikkagi salamärkmeid, aga minu meelest tuleb uuringutest välja see, mitte minu meelest, vaid tulebki uuringutest välja see, et see oli peaaegu, et pooled vanematest, lapsevanematest Eestis, see oli 2021 aasta uuring, ei räägi oma lastega üleüldse interneti turvalisusest. Kuidas on teie kogemus, kui palju või kas vanemad ja lapsed omavahel räägivad? No mingil määral see oleneb ka vanema enda teadliksusest, sellepärast, et kui sa ise ei tea teema kohta, siis sa ei saa ka kedagi teist harida sellel teemal. Aga küberteadlikkus on midagi sihukest, millel on väga raske osati nii-öelda lastega rääkida, sellepärast, et see tundub sihukese teema taaskord, mis ei ole päris. See on lihtsalt see, et mingisugune äpp sinu telefonis, kuigi me ei adu, et selle äpi taga on teised inimesed. Ja selles on nii-öelda head küljed, halvad küljed, ohud, kõik muu. Et jah. Ja ma lisaks juurde ka, et ma arvan, et alates juba lasteaedadest saadik on, ma ei tea, õhtuti õhtusöögilaudaga perega räägitud seda, et sa ei tohi kedagi lüüa, ei tohi kellelegi loll öelda, kõik selline nii-öelda basic, sellised asjad. Aga ka ise ütlen, mina ei tea, et mina oleks oma vanematega rääkinud sellest, et kuidas ma ei tohi kellegist panna mingit pilti Instagrami üles, mis on siuke halb pilt või ma ei tohi neid kommentaare kirjutada, et ka mina ei ole sellist arutelu teinud oma vanematega.
ja miks see võib-olla ka nii on see, et küll mitte alati igal juhul, aga tihtipeale on küberkiusamine mingites kindlates gruppides, noh siis nii-öelda internetigruppides, kuhu sul kolmanda isikuna on väga raske sisse jõuda. Sa peab võimatu, sest et sa oled täiesti võõras, miks me peaks su kuskile gruppi sisse laskma. Ehk siis võib-olla juba lapsevanemana sul on nii raske haduda seda, et mis tegelikult su telefonis toimub. Mina arvan, et enamus vanematel pole õrna aimugi, mis nii-öelda laste telefonides toimub, mis grupid, mis nimed, mis äpid seal on, et lihtsalt neil ei ole seda ligipääsu ja neil ei ole ka teadlikkust, kuidas kontrollida siis, mis seal nii-öelda kübermaailmas nendel lastel toimub. Kas ma saan aru, et sinu jutust võiks ka järeldada, et see vanem võiks olla teadlikum ja võiks tunda rohkem huvi selle vastu? Ja kindlasti, sest et nagu sa ütlesid ka, et küberkiusamine on praegu kasvuteel, et seda teadlikkust kindlasti on vaja, sest et muidu see ju kasvab edasi ja see ei lõppegi ühel hetkel. Aga tooge näiteid, võib-olla on see, et ka siin publiku hulgas me päris täpselt kõik ei saa aru, et mis see küberkiusamine on, milliste näidetega siis võib seal kokku puutuda, mis te olete märganud või mis on teie sõpradega olnud või? No kõige lihtsamalt öeldes näiteks mingid postitused, kellestki tehakse eraldi mingi kasutaja, et nüüd see on suunatud sellele inimesele, et ma ei tea, teeme neid postitusi ja räägime seda ja bla bla bla. Nagu ma ka enne ütlesin, kõige lihtsam näide kõik kommentaarid, kommentaariumites kõik mingi halvema alatooniga kommentaarid. Nüüd väga trendikad TikTokid, et need on, ma arvan, kõige lihtsamad näited. Samuti ma tooksin esile näiteks Instagrami story'de edasisaatmine. See ei ole see, et koheselt, kui sa saadad Instagrami story edasi, see on küberkiusamine. Ei, jumala eest mitte. Vaid see ongi see, kui sa pidevalt saadad seda postitust, sa kritiseerid enda sõbrale seda kõik see. Või siis TikTokis taaskord saadad sõbrale TikToki, peale seda üks näide mu enda tuttavalt, ta lubas mul seda kasutada. Ta teeb TikTok'e päris tihedalt. Ta kooli inimesed avastasid TikToki, nii-öelda siis tema TikToki ja peale seda hakkasid neid edasi saatma kuni lõppude lõpuks. Nüüd on sellest nii-öelda aktiivsemast küberkiusamise ajast möödas sükene aasta-poolteist ja siiamaani osad 7.-8. klassi poisid käivad tänava peal selle tüdruku juures ja hauguvad. Mitte lihtsalt see, et nii-öelda piltlikus mõttes hauguvad, vaid nad päriselt hauguvad. Nii et see on järjekordne huvitav näide, kuidas tegelikult küberkiusamine saab tulla ka edasi päris ellu. Ehk siis ta ei lõppe, et oli kunagi mingisugune lugu, aga see lugu tegelikult elab edasi, tuleb kogu aeg uuesti ja uuesti tagasi. Ja sest küberkiusamise juures on ka muidugi see, et näiteks mingid postitused, seda postitust jagatakse, see jõuab ühe silmapaari ette, see silmapaar jagab seda veel omakorda. Ja nii see lumepall kasvabki ja nagu me kõik teame, siis internetist ei kustu mitte kunagi mitte miski ja täpselt samamoodi on ka küberkiusamisega ja sul ei ole võimalik mingit infot 100% internetist kustutada, sa lihtsalt ei hooma seda. Ma mõtlen selle peale, et ka mina koolis olen kokku puutunud erinevate küberkiusamise lugudega ja minu jaoks on olnud, eriti kui tulid esimesed lood, üllatav see, et kui muidu me võime aimata, et kes võiks olla kiusaja, siis küberkiusamise puhul on tulnud välja, et see võib olla hoopis, kuidas siis öelda, õpetajate jaoks üks äärmiselt tubli õpilane, kelle puhul keegi seda ei oota. Ja võib-olla kuhu ma oma jutuga sihin on see, et väga sageli, kui mina vaatan keegi on saatnud õpetajana mulle mingisuguse TikToki video või midagi ja need kommentaarid siis minult vaatavad vastu sealt a la tinki-vinkid ja lendavad vorstid. Kui teie näete mingit küberkiusamise lugu, kas noored enamasti teavad, kes nende lugude taga on? Kui see läheb edasi päris ellu, siis on võimalus, et teatakse, kellega tegu on, kust kaudu enam-vähem see informatsioon tuli, aga tihtipeale tegu on lihtsalt sellega, et inimene teebki endale anonüümse konto ja selle anonüümse konto kaudu ongi see, et mitte keegi ei tea, kes ma olen, ma võin niisama trollata.
jah, sihuke väljend eksisteerib, ma ei tea, kas see on üleüldises kasutuses või mitte, aga lihtsalt trollatakse ringi ja jah. jah, tihtipeale arvatakse, et küberkiusamine on selline tohutult anonüümne asi, mis ta tegelikult ka on, sest et päriselus sul on palju lihtsam seda nii-öelda algatajat leida, aga küberkiusamises see ei ole võimatu. Lihtsalt ta võtab tohutult palju rohkem ressurssi ja aega ja otsimist ja tegutsemist, et see on nagu öeldud, üks hea boonus, et sul on hea jääda anonüümseks, sest et pole vabandust, et ma nii ütlen, aga keegi võib-olla ei viitsi lõpuks hakata otsima seda 1 miljonist, kes seda kõike jama alustas. Nii, ma vaatan, meil on veel mõnusalt natukene aega ja ma küsisin noorte käest nõu, kas ma võin nad natuke vette visata. Ja ma tegin siuksed väikesed kaardikesed siin, et teeks niimoodi, et võite võtta siit ühe kaardi, vaadata, missugused märksõnad on ja kuidas see küberkiusamise keerises teid kõnetab. Võidete ka lugeda, mis seal on. Bännima, röstima, mis veel? Bännima, kas see on siis nagu see, mida ma siit välja loen või nagu? Kuidas see seostub sinu jaoks küberkiusamise keerisega? Kas on veel mingid siukseid termineid, kus teistele tehakse internetis liiga? Bännimise puhul see ongi see, et reeglipäraselt tegu on olukorra, kus keegi näeb, et mingisugune konto teeb teistele inimestele liiga ja siis bännitakse see ära. Ehk siis teisisõnu report this account või tegelikult osati ka blokkimine mingil määral, et nagu sealt kaudu lõpuks sotsiaalmeediakanal bännib selle inimese. Jah, ta likvideerib konto ja põhimõtteliselt ei anna enam luba mingeid uusi asju teha ja kõik selline. Samas seda saab kasutada mingil määral kiusamise vormina, ehk siis sa paned TikTokis selle, et ma arvan, et see isik on alla 12-aastane ja siis korduvalt. Jah, kiusu pärast saab ka bännida, reportida neid kontosid, tegelikult pole seal midagi valesti, aga lihtsalt, et kiusu pärast teha on täiesti võimalik siukest nalja teha. Sa mainisid kiusu pärast reportida. Ehk siis kui ei olegi tegelikult üldsegi sisu, mida reportida, siis seda ikkagi tehakse sellepärast, et... No aga miks mitte? Mulle ei meeldi see inimene ja ta on nõme ja ta on kole ja ma olen tast parem, et miks ma ei või siis ta TikToki kontot näiteks reportida lihtsalt sellepärast, et ta on ülinõme. Nii, aitäh, ma näen, meil on seal mikrofon meie veebipolitseiniku käes. Tere, veebipolitseinik Alex Häde, Tartu Jõgevamaa. Ma tahtsin just küsida seda sotsiaalmeedia kasutamise ja reportimise bännimise kohta, et kas te olete proovinud bännida, mis on tulemused nii Facebookis, Snapis, TikTokis, et positiivsed, negatiivsed, ükskõik mida? Selle kogemusega on rohkem sees, et kui sa reportid kellegi, siis see automaatselt küsib, kas ma blokin selle konto sinu jaoks ära. Ja kuna sotsiaalmeedia põhineb algoritmile, siis see tähendab seda, et pärastpoole hiljem see enam seda sama kontot sulle ei näita. Ja seetõttu on ka väga raske teada, mis sellest kontost päriselt edasi sai. Kui just tegu ei ole su mingisuguse nii-öelda sõbra kontoga, keda sa nagu lihtsalt pingsalt jälgidki, et kas nüüd on ta ära nagu bännitud või mis toimub. Ja mina tean sellist kogemust, et ma võin eksida, minu arust TikToki aplikatsioonis on see, et kui sa reportid kedagi sellel eesmärgil, et see on nii-öelda hating, ehk siis nii-öelda mingil vihkamise eesmärgil, siis enne kui sa saad reportida, sa pead ära täitma kuskil 5 sellist tärnikest ja siis sa pead veel kirjutama sinna, et mis nad siis nii valesti teevad. Palun vabandust, et ma nii ütlen, aga sa noore inimesed, sa ei viitsi tegeleda siukses, sa ei viitsi, seal on nii palju mõttetut mula. Sa tahaksid lihtsalt panna, et see on nii-öelda hating, see on vihkamine, see on kellegi kiusamine, aga sa ei viitsi kirjutada, mis nii-öelda tüüpi, kelle pihta, miks, et see on nii tohutult nii-öelda pikk protsess, mis lõpuks keegi ei viitsi sellega tegeleda, et ta on tehtud päris keeruliseks meile. Ja teine on röstima, mis siis tähendab põhimõtteliselt seda, et kuidas sa seda selgitad? Ära panemine võib-olla kõige lihtsamalt või et vaata, kas ma ütlesin nüüd sulle, et sa röstid kedagi.
nii, jõuame paar tükki siin veel võib-olla võtta, mis meil tuleb. Grupid, privaatne info, see läks väga hästi kokku, mis ma enne rääkisin, et need küberkiusamised on tihti mingites kinnistes gruppides. Gruppides on ju kõige lihtsam tegeleda mingi küberkiusamisega, kus sul on väga kontrollitud inimesed. Sa teadki, et sul on oma sõpruskond, et ma usaldan neid, ma ütlengi seal grupis, siis ma ise soovin, mitte kedagi ei huvita, aga jah, et gruppides on kõige lihtsam teha, sest et nagu ma ütlesin ka kolmanda isikuna kellelgi võõral, õpetajal, täiskasvanul on sinna väga raske sisse saada, sest et sellel grupil pole mitte mingit vajadust teda sinna sisse lasta ja see kõik jääbki sinna gruppi ja kõigil on väga win-win olukord selles mõttes. Lisaks sellele grupivestlustes on väga kerge hakata kedagi klotšima ja lisaks sellele, kuna tegu on grupivestlusega, kus tavaliselt seda inimest selles olukorras sees ei ole, eks saadetaksegi mingisugused screenshotid teistest kirjutustest, siis ütleb nii, et lihtsalt tekib siuke tunne võib-olla, et see ei puuduta sind või mitte ei puuduta sind, vaid sa lihtsalt korraks räägid ja arutled kellegi teise inimese kohta, eks sa lihtsalt romantiseerid mingil määral olukorda enda peas, aga ja samal ajal mõtled, et sa tegelikult ei tee teisele inimesele haiget, kuid ikkagi tegu on internetiga ja väga kerge on teha screenshot ja see teine asi edasi saata. Võib-olla siin täpsustaks seda, et siis mõnes privaatses grupis kellegi teise tagarääkimine on samamoodi kiusamine, kellegi kahjustamine. Keegi võib teha sellest siis kuvatõmmise, saata edasi, tegelikult see lugu võib väga kergesti minna. Et tegelikult on ikkagi nii nagu kiusamise puhul, tagarääkimine on samamoodi kellegi kahjustamine, et jah. Gruppides on ju kõige lihtsam ka mõjutada mingeid inimesi, et kui sul ongi, ütleme, 4 grupp, kus ühel inimesel on mingi isiklik probleem siis selle teise inimesega, siis kui lihtne või kui suur mõju on sellel ühel inimesel veel sellele 3 inimesele. Et tegelikult, kui nendel 3 ülejäänud inimesel pole mitte mingit probleemi selle inimesega, siis pärast mingit vestlust või mingit info jagamist võib kohe sellel ülejäänud 3 inimesel seal grupis tekkida see, et okei, sa oledki nõme ja nüüd mul on ka sinuga mingi probleem, kuigi tegelikult selleks ei ole mitte mingit põhjust ja see ei puutu tegelikult üldse nendesse inimestesse. Et sealt ju võib ka edasi tulla kõik vaimne ja füüsiline kiusamine, mis siis kuskil mujal toimuma võib hakata. Võtame siit veel, vaata, mis tuleb. Küberkiusamine, noolek edasi keeris, noolek edasi tagajärg. Ehk siis küberkiusamine, järeldus keeris, järeldus tagajärg. Kuidas te neid tagajärgi tajute, olete te märganud, kokku puutunud? No minu jaoks kõige isiklikum tagajärg ongi olnud see, et lihtsalt hakataksegi jälgima ka teisi sõpru, kes sellel inimesel on. Ehk siis see jõuab ühelt inimeselt mitmele ja lisaks sellel ka päris ellu kiusamise tulek. Ja ma arvan, et me oleme ühiskonnana, me ei ole päris täpselt aru saanud nendest küberkiusamise tagajärgedest, sest et tänaseks me oleme juba küberkiusamise nii ära normaliseerunud ja see on täiesti tühine asi, mis see küberkiusamine siia-sinna. Et me tegelikult ei mõista, et kui näiteks on tegu füüsilise kiusamisega, siis seal tekivad mingid väga konkreetsed tagajärjed, kas siis sinikad, kõik sellised, mida on silmnähtavalt näha. Aga küberkiusamisega arvataksegi, et sellel ei ole mitte mingit mõju. Aga mulle jälle meeldib võtta seda Facebooki kommentaari näidet. Kui keegi näiteks mingi artikli all kommenteerib, et issand, et küll sa oled paks ja harimatu, siis võtan nimelise näite, ma ei mõtle küll kedagi isiklikult, aga kui Ülle näiteks kommenteerib sinna kommentaariumisse, et issand, sa oled paks, rumal ja harimatu, siis ta paneb oma telefoni kinni, läheb oma toimetusi tegema ja 5 minuti pärast ta ei mäleta enam, et ta on selle kommentaari kirjutanud. Aga see, kelle pihta see kommentaar esitati, tema peas
käib see sama lause veel 2, 3, 6 aastat, kui mitte elu lõpuni ja see jääb teda saatma ja mis kõik tagajärjed võivad sellest sinu sees tegelikult tekkida. Et ühel hetkel sa arvadki, et aga ma olengi loll, paks ja harimatu, et mis mõtet mul üldse siin olla on, kui ma olen nii mõttetu. Ehk sa tõid tegelikult välja ühe väga tõsise vaimse tervise probleemi. Siin sellega seoses võib veel tekkida mõni toitumishäire, et õpetajana olen kokku puutunud ja olen küsinud ühe enda õpilase käest, kellel väga tõsine toitumishäire on, kus see alguse sai ja tegelikult see sai alguse täpselt sellest samast kommentaarist, mida ta enam enda peast ühel hetkel välja ei saanud. See on huvitav tagajärgede puhul, et olen ka ise õpetajana sattunud küberkiusamise ohvriks, võin öelda. Täiskasvanuna saan aru, see ju ei tee midagi, taheti teha nalja, aga ometi mingil järgmisel hetkel keegi paneb telefoni filmima ja sa saad aru, kuidas see keha füüsiliselt reageerib, et appi, aga ma tegelikult olen sellega pihta saanud ja see ikkagi vaimselt mõjutab. Ma ei tea, ma arvan, et ka siin publiku hulgas on inimesi, kes te kuidagimoodi olete, kas siis ise selle keerist kõrvalt näinud, sellega pihta saanud, aimate, mis see on, et tegelikult need tagajärjed ja kahju on täiesti olemas ja me ilmselt natukese aja pärast siin teiste panelistidega ka veel sellest räägime. Kust te abi saate, mis teid aitab? Kust tulevad teie teadmised, et seal internetis turvaliselt hakkama saada? Mingil määral see, et sa ise otsid võib-olla abi ja sa teadvustad endale seda probleemi, sellepärast esimene samm on enda jaoks asjade teadvustamine. Teiseks asjadest rääkimine, olgu see kas usaldatud täiskasvanud isik, sõber, tuttav või siis kas või, ma ei tea, täiesti anonüümne veebipsühholoog, no kuhu iganes me jõuaks. Kas või ChatGPT ka aitab. Kust abi saab, räägi. Enne rääkimist tuleb teha see eeltöö, et sa paned tähele, mis su ümber toimub. Sa panedki tähele, kui sa näed, et kuskil on mingi pomm plahvatamas, kuskil hakkab mingi lõngakeela tekkima. Ma mõtlen siis just küberkiusamist. Pane tähele, mis toimub sinu enda telefonis, sinu enda sotsiaalmeedias. Ära ole nii-öelda roosad prillid ees, vaid päriselt näe, mis su ümber toimub. Ja täpselt räägi, ükskõik kes ega ei ole. Lihtsalt tea, et sa ei pea olema mitte kunagi oma murega üksi. Jagatud mure on pool mure, et see ei ole häbiasi abi küsida, rääkida. Ma tean omast kogemusest, abi on tohutult raske küsida ja sa ei taha seda teha, sest et sa oled tubli iseseisev ja sa ei taha nii-öelda olla nõrgem teistest, aga tegelikult lõpuks sa võid nii päästa enda või kellegi teise elu, kui sa abi küsid. Ja oleme teadlikud kõik, kes käivad kivakoolides. Meil on juba pool tööd ette ära tehtud, sest et me iga-aastaselt, igapäevaselt sellest räägime. Ja muidugi meil on nii avar netimaailm tänapäeval, et nagu ka Karol ütles, kas või ChatGPT, panes üks küsimus sinna sisse, mida teha, et olla küberkiusamise suhtes teadlikum ja ma arvan, et sa sealt juba paar päris head nii-öelda abinõud. Sa tõid Natali sisse kooli. Mis abi on olnud koolist? No ma nüüd lähen Rocca al Mare koolis juba 9. klassi, ehk siis ma olen pea 9 aastat juba olnud varsti Rocca al Mare koolis ja minul on see, et kivatunnid. Ma ei tea, mitu aastat ma nüüd neid kivatunde olen teinud. Ikka päris mõnusalt neid tunde tuleb ära, kui lugema hakata. Mind on kindlasti aidanud kivatunnid, sellepärast ma ka täna võib-olla nii teadlik sellest olen. Koolil on tohutult suur mõju sulle, selles mõttes, et kõik, mida sa koolis tegelikult ju saad, sa rakendad seda ka oma päriselus, kõik need teadmised. Et ma arvan, et me kindlasti peaksime tooma kooliprogrammidesse jälle seda küberkiusamise teemat sisse, et kui õpetajad sellest räägivad, siis tihtipeale seda võib-olla ei näidata välja, et seda nii kuulatakse, aga ma tegelikult arvan ja natuke räägin, et kui mu näiteks õpetaja klassi ees räägib sellest küberkiusamisest nii-öelda vabalt ja teadlikult, siis ma kuulan seda palju rohkem, kui mul ema on siin publikus ka, aga kui tema mulle õhtul ütleb, et kuule, et ära nüüd tee seda Instagrami postitust, siis sellest mul on pool poogen, aga võib-olla kui mul õpetaja sellest räägib, siis ma kuulan teda natuke rohkem. Seda on väga hea kuulata, ehk siis tegelikult mina, kes ma ka igapäevaselt ennetusega tegelen ja see on minu jaoks oluline, et ma saan aru, Natali, sina ütled, et koolis sellest rääkimisest on ka kasu, et seda vanemat me sellel hetkel ei pruugi väga kuulata, et on natuke poogen. Kuidas sulle tundub, kas kool saab ka kuidagi aidata?
no ütleme nii, et ma olen nüüd siuksest nii-öelda rohkem pärapõrgust ja noh, Kiva toimib väga hästi ja kasvõi ma ei tea, Tallinna kesklinnas. Ja see ei ole nüüd Kiva vastu, see ongi lihtsalt see nii-öelda täiesti teine perspektiiv taaskord. Meil Kuressaares meil on Kiva koola, aga on väga palju olnud neid juhtumeid, kus räägitaksegi ka lapsevanemate poolt, et jumala eest ära usalda nagu kooli, sellepärast et sotsiaalpedagoogid võib-olla lähevad rääkima edasi õpetajate tuppa, sellest saab õpetajate toa klatš. Öeldakse, et ära mine Kiva töötaja juurde, sellepärast et peale seda sa teed sellest lihtsalt siukse olukorra, kus terve klass hakkab sind kiusama selle 2-3 inimese asemel. Ja neid näiteid on olnud mul 9 aasta jooksul vähemalt 3-4 kui mitte 5, kus tõesti Kiva teeb asja hullemaks, sellepärast et nad toovad selle probleemi esile. Ja asi ongi selles, et kuna meil on nii tohutu õpetajate puudus ja meil puudub see ressurss, et päriselt saaks aidata ka väiksemates kohtades, siis väikekohtades kõige paremad abistajad ongi emad, isad, vanaemad, vanaisad, eelkõige sa ise, su sõbrad ja see ongi see, et sa pead lihtsalt olema tugev ja lootma, et mingi hetk tuleb rohkem õpetajaid ja et oleks rohkem ressurssi päriselt aidata ja täita programme nii, nagu need on mõeldud. Väga tore, et sa tõid välja ka selliseid valukohti, et olen sinuga väga nõus, et nendest ressurssidest on puudu. Üks viimane küsimus. Üllatage, ma ei tea, kuidas siin publikuga on, aga mina ikkagi olen võrreldes teiega siuke vanema generatsiooni inimene juba. Et üllatage, rikastage minu sõnavara mõne sõnaga, mida ma võiksin teada, mida teie teate ja mida mina ei tea. Oi, no nii. Meil on väga hea lühend, mis viimasel ajal on hakanud kasutusse, võib-olla see on juba nii-öelda Kiva tiimini ka jõudnud, on siis KYS ehk siis inglise keeles pikalt öeldud Kill Yourself, mis on siuke, et mis ma panen siis sinna ühte lause selle quiz'i sisse põhimõtteliselt, aga üks asi, mille eest võiks võib-olla silmad lahti hoida. See ei ole naljaga mõeldud, vaid see nalja võib ka teha, see võib väga naljalt ka olla mõeldud, aga kui seda korduvalt kellelegi öelda, kellel on võib-olla juba taga mingid probleemid, siis võib-olla see paneb talle selle viimase tilga karikasse, et sa ei tea kunagi. Aitäh, ehk kas nali või tõsi ja tegelikult me piiri ei tea. No ma siinkohal ei ole kõige targem inimene, släng pole nii väga minu teema. Ja need slängisõnad, mida ma tean rohkem, on seotud TikTokiga ja Instagram reelidega. Rohkem trendikad praegusel hetkel, seega ma nii palju siukest nagu, mul ei tulegi otseselt meelde midagi, mida saaksid päriselt kasutada küberkiusamise juures või nagu alati on võimalus kõike keerata mitut eripidi. Aga jah. Ja ma ka ei tea, et mingid kindlad sõnavara nagu ikka noortel, kõik roppused, mis kõigil ükskõik mis ajud sopist välja tulevad, kõik jumala roppused, mis üldse võimalik, kõik mingid kehakaalu või nii-öelda kehavormi olevad või nii-öelda iseloomustavad sõnad, ma ei tea, fatid ja tsellud ja kõik võimalikud sellised, mis võib tulla. Mul tegelikult praegu meenus üks, mida ma olen tegelikult näinud ka päris elus kasutatuna. See on siis klassivendade vaheline vestlus ja see ongi see, et keegi läheb kellegi juurde ja ütleb talle igapäevaselt, et ta on Sigma. Oi, ja, see on päris jube. Sigma, mis te selle all mõtlete? Või mis mõeldaks, mis noored mõtlevad? Seda saab ka nii mitut moodi võtta. Sigma, kui võtta kõige nii-öelda otsesemas mõttes on see, et sa oled ikka kõva mees, sa oled Sigma, sa oled äge. Aga selles kontekstis see on rohkem nii-öelda ümber pööratud. Ehk siis täiesti vastupidine tähendus. Ma väga-väga tänan meie noori. Teeme teile ühe aplausi. Noored jäävad siin meiega
edasi kutsun, meil on üks väike paneelarutelu, kutsun endale järgmised spetsialistid siia, meil on üks lugu, mida me hakkame vaatama ja jääge noored nii, et juhul kui te tunnete, nii ma tahan sõna võtta, siis kuskil on meil seal tuuli, on ju, siis tõstate käe püsti, mikrofon kohe jõuab teieni ja võite sekkuda. Paneme mikrofoni siia ja head panelistid, tulge ruttu siia varju alla ja siis teid ma niimoodi vette ei viska. Nii, minuga siia tulid siis 2 noort juristi, nad kohe tutvustavad ennast, üks õpetaja ja üks kliiniline psühholoog ja veebipolitseinik. Olge head, esmalt hästi lühike iseenda tutvustus ja kuidas see küberkiusamise keeris teid tööalaselt siis puudutab. Kes on valmis? Alustada. Tere! Minu nimi on Mikk Ilves. Igapäevaselt töötan advokaadibüroos Rask juristina ja küberkiusamisega siis eelkõige on olnud mõned kokkupuuted tööalaselt. Ehk siis olen kokku puutunud näiteks laimukaasustega ja samuti arvan, et kuna ka minu kooliajast ei ole veel väga palju möödas, siis mäletan ka oma kooliajast erinevaid küberkiusamise juhtumeid. Mina olen Marta Valdman ja mina olen kliiniline psühholoog, kliiniline lastepsühholoog ja mina töötan Tartu Ülikooli kliinikumis psühhiaatria kliinikus laste ja noorukite vaimse tervise keskuses. Ja küberkiusamine jõuab minuni siis, kui asi on tegelikult juba nagu päris hull, et ma valdavalt töötan noorukitega, kes on sattunud või tulnud kutsutud statsionaarsele haiglaravile või uuringutele, ambulatoorselt muidugi ka ja tihti sageli paljud jõuavad ka sinna erakorraliselt või siis näiteks suitsiidkatse tagajärjel. Et see on siis selline juba päris, su asi on juba päris karmiks läinud. Tere kõigile, mina olen Viivika Keskküla, Tartu Tamme kooli õpetaja, Kiva tiimiliige ja ka Kiva koolitaja. Ja minuni on jõudnud erinevad küberkiusujuhtumid just nimelt tööalaselt, olles õpetaja või olles Kiva tiimiliige. Ja olen tegelikult ka ise pihta saanud küberkiusuga muuhulgas. Tere, mina olen Omar, samuti advokaadibüroos Rask jurist. Peamiselt karistusõiguse vallas töötan ja sealt on ka ilmnenud ikkagi paar juhtumit, mis on otseselt seotud kiusamisega. Tere, mina olen veebipolitseinik Alex Häde, Tartu ja Jõgevamaa teenindusala ja minuni jõuavad ka siis asjad, mis on nagu hulluks läinud, aga mitte nii hulluks kui Martale ja me oleme nagu sihukene kanal, mis aitab, kus ei ole nagu väljaspoolt rohkem ei ole nagu abi saanud, et siis oleme nagu järgmine lüli. Kas oleks kõik esiagu? Jaa, aitäh. Ma siin kuulasin, Viivika, sa mainisid, et sina ju ka õpetajana ja ka pihta saanud. Nii et enda jaoks korjasin siin üles, et kuidagi võib-olla peab ka õpetajaid õpetama kaitsma ennast. Aga meil on täna siin üks lugu. Meil on Vike lugu. Ma loen selle korra ette, me panelistid seda siin väga hästi nüüd silmadega hetkel ei näe. Ja me korra vaatame, mis siis erineva ala spetsialist, kuidas ta seda lugu näeb. Vike on 13-aastane tüdruk. Ta postitas aeg-ajalt TikToki videosid sellest, kuidas ta oma luuletusi esitab. Kuni ühel päeval sai ta sõbra kaudu teada, et keegi on tema luulevideost teinud väga rõveda töötluse ning selle anonüümselt üles pannud. Postituse all on sadu väga halvustavaid kommentaare. Eriti hirmus oli aga see, et keegi kommenteerijatest avaldas Vike kooli nime ja üks isegi koduse aadressi koos ülekutsega videos esinev kahjutuks teha. Mõnes kommentaaris oli lisatud linke, millest avanesid Vikest koolist tehtud häbistavad fotod, näiteks pildid laua alt riietusruumist. Viket tabas halvav hirm, ta keeldus kooli minemast. Iga kord, kui ta märkas, et keegi võtab telefoni välja, ta tardus hirmust, kartes, et keegi pildistab teda. Paari päevaga läks olukord nii hulluks, et tüdruk keeldus voodist välja tulemast. Lõpuks juhtunust emale
ema oli samuti ehmunud ja nõutu, kuid asus abi otsima. Aalik, kuidas tundub, kas võib olla tegemist päris looga, on see küberkiusamine? Ja siin on päris mitu asja koos. Et on alganud väikeste asjadega, siis järjest kasvanud suuremaks. Ma tahtsin parandada eelkõnelejad, tahtsin tänada tüdrukuid tegelikult, et te tõite välja täitsa need valupunktid, millega veepolitseinik ja meie kõik maadleme. Ja võib-olla siin vahepeal jõuame mõnest asjast rääkida ka, aga ma tahaks parandada seda, et mitte kiusamine ei ole kolinud veebi, vaid ta on laienenud. Et selles mõttes on lihtsalt kasutamise variant, et päris kolinud ei ole, et tavaline kiusamine käib ikka tavalises elus ikka edasi. Lihtsalt kasutatakse lihtsalt erinevaid kanaleid. Aga siin selles juhtumis ka, et nii nagu mina käin hästi palju koolides, käime paljudele lapsevanematega suhtlemas ja lastega, siis ma alati räägin seda, et arvake nüüd seda, et see ei ole nii, et sa lähed veebi ja sa pead olema valmis selleks, et sealt tuleb kriitika ja see kriitika võib olla väga negatiivne, väga halvaks ja mõniga isegi tappev. Et siis, kui see kriitika läheb kaugemale kui lihtsalt negatiivne ja positiivne, siis ta kahjuks jõuab meieni ja me võtame ühendust siis juba edasi siin koolide asjadega. See on kõik selles kontekstis, mis seal nagu kirjas on ka, et kui inimese elu ja tervis on ohus ja ka vaimne, siis me vaatame edasi, kas ta on ahistav, on ta jälitav tegevus, siis ta juba tuleb politsei menetlusse. Aga esialgu, kui on lihtsalt TikToki video, kuskil keegi esitas, keegi midagi kirjutas, siis me peame õpetama lapsi ja lapsevanemaid, kuidas olla valmis lihtsalt sihukeseks negatiivseks ja positiivseteks kommentaarideks. Ja kahjuks ma siin ka ennem kuulsin ka, et me peame hästi palju õpetama vanemaid ka, et kuidas nagu lapsi kasvatada ise ja ka nagu valmis olla selleks, et kuidas kiusamist ära tunda ja kuidas nagu näha. Kes tavaliselt pöörduvad veebipolitsei poole? Kõik lapsed, õed, vennad, vanaisad, vanaemad, harvem ka kõrvalvaatajad, aga enamus on ikkagi lähedased. Tavaliselt ikka, kui laps ei leia kuskilt, lapsed ise pöörduvad, kes on nagu rohkem järjest teadlikumad, kas Snapis või TikTokis. Oleme Snapis, on meil Haapsalu veebipolitseinik, Instagramis oleme ja enamus on meil Facebookis, et nende kanalite kaudu nagu pöörduvad, kuigi need ei ole kõige populaarsemad kanalid, aga ka e-kirja teel. Ja nad ei ole siis saanud kas koolist või vanematelt või kuskilt ei ole abi saanud, siis nad jõuavadki meie Messengeri teel. Me esialgu saame ikkagi aru sellest juba tekstist, et see on alaealine, kes on probleem ja me kuulame nad ära ja siis vastavalt sellele lähme edasi. Kas selle loo puhul peaks kindlasti pöörduma juba veebipolitsei poole, mis sa arvad? Ei, siin oleks pidanud juba ammu pöörduma ja et juba kui ta on juba, siin oli see hea slaid oli ees, et kui ta on korduv, tahtlik ja videv, et siis juba tuleks juba jälgida. Et kui ta on nagu, mul on hästi palju olnud sportlastega, lastega, kes on nagu spordis või on laulavad või esinevad kuskil ja hästi palju on selliseid teateid, kus nad siis tegelevad mingi haigusega, siis hakkab siin kriitika tulema ja siis nad võtavad seda kui kiusamisena. Et seda on hästi palju, see on tahtlik kiusamine, siin nagu tüdrukud rääkisid ka, et seda on palju. Aitäh, ma saan aru, et sa julgustad, et igal juhul, kui on ka kahtlus, et pigem võtta veebipolitseiga ühendust, et mitte jätta. Meil on selle TikTokiga mure, et kuna ta ei ole nagu meie juriidilises alas, et see on pikem teema, aga Metaga ja me saame hakkama ja YouTube'iga ka, me saame need eemaldatud, aga TikTok ja Snap ja nendega natuke läheb, meil on olemas juba spetsialistid, aga natuke läheb aega, et me jõuame sinna, et saaks eemaldada kiiremini neid. Viivika ema võtab kõne kooli, mis hakkab koolis toimuma?
ja eks selline kõne kindlasti esmalt väga ehmatab õpetajad ka nagu inimlikult, et see on keeruline lugu. Et mis hakkab toimima, on see, et uurida nüüd tausta, et noh, üks pool on see, et õpilane ei ole valmis enam kooli tulema ja tal on niivõrd kõrge juba ärevuse tase ja muud asjad. Aga kui see info tuleb, siis mina isiklikult olen mitu korda ka Alikuga suhelnud, et kui mul on see nagu õpetajana, et mida edasi teha, eks, aga siin on näha, et siin ainult kooli käed jäävad lühikeseks, aga et siia tuleb kaasata võimalikult palju erinevaid inimesi. Et siin on see, et tugimeeskonna kaasamine, mis toimub, kuna on ju pildistatud või filmitud koolis, et see tuli sealt loost välja. Et on tehtud pilte temast, siis minu kogemus on see, et õpilased teavad väga hästi, kes mida on teinud iseasi, kas nad on valmis seda rääkima või on see, et ma tean küll, et tehakse, aga ma olen pigem vait, sest äkki tehakse pärast midagi minuga. Et ma näen, et see hirm jagada infot, see, mis õpilaste käes see info, see on meeletult suur, jube hästi teatakse, kes mida, kui palju kuskil teeb. Nad ei ole valmis seda nagu jagama, kartes, et äkki midagi juhtub nendega. Nii et ka siin on küll see, et kui need pildid on tehtud, on teada millal, kuidas, et me saame midagi taastada. Tegelikult õpilased on teadlikud sellest. Küsimus, miks nad ei ole tulnud ka ise rääkima. Et see on juba omaette nagu mõttekoht. Aga et siin siis ikkagi nagu mõelda nüüd tõesti kooli poolt, et kas Kivatiim, tugimeeskond, kõik kokku, et kuidas me saame, mida me saame nüüd teha. Sest kui siin kiusamisest, üks on see, et ohver on kannataja, aga teine pool on see, et tegelikult neid kannatajaid on palju rohkem, et kiusamise olukorras ei ole ju, meil siin kiusamisrollide slaide ei olnud, aga seal on neid rolle on palju rohkem, et on kiusaja, sellised abilised, kannustajad, kõige suurem seltskond on neid vaikivaid heaks kiitjaid, ja siis neid ohvri abilisi ka. Tegelikult puudutab see kõiki. See on väga hea, et sa tõid sisse siia need rollid ja see on nüüd üks asi ka, et kui me räägime sellisest kooli kiusamisest, siis alati keegi teab, et isegi kui nad on anonüümsed ja nüüd ongi küsimus koolikultuuris, eks ju, kas me räägime või mitte. Ja mis mulle tundub teinekord väga ebaõiglane, et postitab üks, aga seal taga on tegelikult terve seltskond, eks, et see ja karistada kipub olema nii, et siis tahetakse seda ühte karistada, aga tegelikult on see kiusamine väga sageli hoopis grupi probleem. Ühesõnaga kool hakkab tegutsema, paneb kõik ressursid välja. Et kaardistada seda kõike, mis on ja tegutseda, sest selles kiusamise olukorras tegelikult ohver saab väga palju kannatada, aga minu kogemus on see, et need pealtvaatajad on samamoodi väga suure stressiküüsis ja nendega samamoodi on oluline tegeleda ja täpselt, et vaadata, kus see energia on, kus need mõtted on, kui suur see asi tegelikult on, et miks ta on niimoodi eskaleerunud, et pole varem jõudnud. Et see ongi grupi normidega, et sa oled kits, eks, et nagu öeldakse, et need on ju kitsed, otsime, kes see kits on, et kui tuleb välja, et õpetajana on jõudnud mingi info, siis läheb selline kitsejaht lahti ja see võib päris nagu pahatahtlik olla ja täiesti valimatult valitakse mõnikord, sina oled see kits või sina kits juba sellepärast, et keegi vaatas vale pilguga. Nii et seal on hästi palju keerulisi dünaamikaid taga, et see tõesti selle usaldusliku suhte loomine, et keegi julgeks jagada midagi, mida ta teab, mis on oluline. Jah, ja see on jällegi koolikultuuri osa, et jagamine peaks olema normaalne, nii nagu sellest küberkiusamisest rääkimine täna. Ja ma kuulsin ka siin seda, et koostöö koolist kohe kõikide erinevate osapooltega. Mikki Omar, kuidas teile tundub see lugu? Selle juhtumi põhjalt võib-olla see kõige põletavam küsimus on just piltide pool. Et kuna on tehtud kuskil garderoobis ja laua alt, tõenäoliselt on ka seksuaalse tooniga. Ja kui need lähevad ükselt liikvele, siis on väga keeruline seda metsapõlengut peatada. Et need digikiusamised kindlasti selles mõttes on natuke võib-olla etemad. Tavapärased kiusamised on kergemini tõendatavad. Sa saad teha kuvatõmmised, sa saad talvestada lingid, videod ja need talletada, et siis pärast nendega edasi menetleda. Kuid see teine probleem on see, et kui sul läheb mingi asi liikvele selles digimaailmas, siis ma arvan, et see võib olla praktiliselt võimatu seda lõpuni ära kustutada sealt. Ma praegu korjasin üles mõtte võimalikult palju koguda asitõendeid. Ilmselt on sellest kasu ka veebipolitseile koolis ja ka siis juriidilises mõttes, kui midagi peaks olema vaja. Mis te juriidilise poole pealt soovitate Vikke emale? On tehtud kahju, mis nõude talle annaksite? Juriidilise poole pealt
esimene asi on tegelikult selline juriidiline sekkumine, et kui tõesti kõik need muud asjad on ära kasutatud ja me teame, et nendest ei ole abi olnud, siis tegelikult see juriidiline sekkumine võiks aidata juba esiteks sellega, et me esitada sellele kiusajale, kui tema isik on teada, siis talle esitada nõudekiri, mis siis tegelikult viib kohale sellise esimese juriidilise nüansi või teadmise, et nüüd on asi tõsine. Et kui varasemalt näiteks selle inimesega pole ühendust võetud või räägib koolis õpetaja, räägib kellegi teise lapsevanem, lapsed ise omavahel. Aga võt siis see nõudekiri, mis jõuab su vanematele, et see võib ka vanematele tegelikult anda selle esimese indikatsiooni, et okei, aga võt nüüd on ta jamaga hakkama saanud. Räägi lähemalt, mis see nõudekiri, võib-olla meie publiku hulgas on ka või tahaks rohkem teada, et kes me puutume küberkiusamisega kokku, et mis me siis saame teha? Nõudekiri on sisuliselt juriidiliselt vormistatud dokument, mis on siis kus on välja toodud esiteks asjaolud, teiseks see, et mille vastu isik on päriselt eksinud ja mis on tema see võimalik vastutus ja seal siis tihtipeale pakutakse välja siis ka mingisugune edasine lahendus selle olukorra lahendamiseks. Seal siis võib-olla näiteks kirjas, et palun lõpetada rikkumine, palun näiteks eemaldage pildid, lõpetage see eraellu sekkumine, samuti võib olla välja toodud, et näiteks kui rikkumine ei lõppe, siis oleme sunnitud oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduma. Et sisuliselt see on selline esimene kontakti võtmine selle rikkujaga, eesmärgiga see rikkumine siis seeläbi lõpetada, aga vältida seda pikka kohtuteed, mis tegelikult selles olukorras lahendus võib saabuda aasta pärast, see võib 1,5 aasta pärast saabuda, et seda ei soovi keegi, tahetakse rikkumine lõpetada kohe, see on meie eesmärk ja nõudekiri ongi see, mis aitab selle esialgu saavutada. Kas ma siis võin öelda, et võiks soovitada Vikke emal pöörduda mõne advokaadibüroo poole ja see nõudekiri esitada siis nendele, kui ta teab, kes selle kahju on teinud? Kindlasti, aga seda alles siis, kui teised asjad ei ole aidanud. Et vähemalt mulle endale tundub, et selles olukorras on esimene asi ikkagi see rikkumine lõpetada nii kiiresti kui vähegi võimalik. Kõik juriidilised toimingud võtavad aga palju aega, mis tähendab, et kui kuidagimoodi on võimalik jõuda selle lahenduseni varem, eemaldada see rikkumine varem, kas või seda siis näiteks veebipolitseiniku vahendusel, siis kindlasti tasub eelisjärjekorras võtta see. Ja kui see juhtum on jõudnud nii-öelda kaugemale, siis me räägime sellest, et näiteks isikul on tekkinud reaalne kahju. Kas või näiteks selle sama Vike juhtumi puhul tuleb välja, et ta ilmselt vajab psühholoogilist abi, kui sellega näiteks on kaasnenud kulusid või rikkumine on muud moodi tekitanud näiteks varalist kahju, et siis tegelikult võiks juba kaaluda seda juriidilist sekkumist, aga see esimene tulekahju ilmselt on teised meetodid selle lahendamiseks natuke paremad. Ma korra ütlen vahel, et tõenäoliselt on esimene kõige mõistlik samm pöörduda kohe politsei poole ja just selle konkreetse juhtumi põhjal, et seal on need pildid, seal on võib-olla viited sellele, mis annavad alust kaotustada kuritegu, tõenäoliselt haistava jälitamise sätete all. No see sõltub muidugi juhtumi spetsiifikast, aga siis selline esimene jõud oleks tõenäoliselt politsei poolt. No jah, lugedes seda Viki lugu, siis siin ongi juba tegelikult asi juba, oleks saanud varasemalt oleks saanud juba tõkestada, ehk siis ta oleks pidanud otsima kohe esimeste indikaatorite juures abi, kui ta näeb eriti neid tahtikuid ja korduvaid asju, et edasi on juba jah, juba siin on muidugi natukene juurde pandud, aga põhimõtteliselt on siin mitu asja koos, aga niisugused asjad tavaliselt juhtuvadki, kui jõuavad politseisse ja siis Marta juurde, et need ongi probleemid, aga ma ütlen ka, et julgustuseks, et kõik, kes on pöördunud meie veebipolitseinik poole, me võtame ühendust, nagu kool rääkiski, Tamme kool, ja me kaasame nii palju inimesi kui võimalik ja proovime eos, et see jõuaks juriidilistele tegema. Ja paljud vanemad on kirjutanudki, et kuule, ma sain juristilt siukse kirja, kas niimoodi võibki okei. No tegelikult võib lapsevanem ise ka saata teisele lapsevanemale, aga me ei soovita päris, lapsevanem, siis me ei tea, kuidas see tagasiside on, sest ütles, et kuule, mis sa siin spämmid ja mis sa siin blokid ja mis sa siin saadad igasuguseid kirju asju, et kui jurist saadab ametliku kirja või digiallkirjastatud, siis see on juba väga hea, et paljud asjad eos juba saab parem ära reputada, mida kiiremini, seda parem.
ma tahtsin siia lisada, et kui nende piltide on teada, noh, ma tean, mis klassiga on tegemist, mis tunnid on või mis klassiruumis on, siis tegelikult on õpetajal üsna lihtne välja selgitada, kes on need pildid teinud, isegi siis, kui klassis ei olda valmis seda jagama. Aga jah, et me saame seda tuvastada, siis kaasa aidata piltide tegijate suhas. Kas nemad olid need, kes postitasid, ma ei tea, aga nemad, kes tegid selle algpildi, seda on võimalik kooli kontekstis üles leida. Ma parandan, see on hea õpetaja siis, kui on koolis, et vaata, tal on kõik see informatsioon olemas. Aga me puutumegi kokku, et tegelikult kõik koolid ei olegi, ma kuulsin ka, et Kuressaare ütles, et ma olen siit kuskilt maalt jobusega põhimõtteliselt, aga see päris nii ei ole, et ärge... Et see kiusamine on igal pool ühesugune ja õpetajad on ka sama targad kõik tublid, aga ühtemoodi käitumine. Ma olin Elvas festivalil, siis Elvas festivalil ütles üks õpetaja, et Kiva töötab täpselt nii tugev, kui on kõige nõrgem ketilüli. Et kui seal on kõik ühtemoodi ei tee, siis ta nii ongi. Ja me oleme nüüd sealmaal, et Vikke ei tule enam voodist välja, Marta. Mida siis teha või kuidas sina oma erialast lähtudes seda lugu näed ja mis nõu sa annaksid nüüd Vikke emale? Nüüd ongi, et siin on nagu väga erinevaid variante. Et kui me hakkame seda Vikke lugu nagu uurima nii-öelda kliinilise psühholoogia kontekstis, siis tavaliselt on see nagu pusletükk, et me kõigepealt tuleb uurida seda tausta, et kui haavatav Vikke on, et tihtipeale kiusatakse neid kõige nõrgemaid, et kiusatakse ka teisi, aga et tavaliselt ongi see, et võib-olla kas on siis esimene õhtu, Vikke ei tule voodist välja ja just see oli väga kohutav, ta on väga sellest häiritud, tal on väga tugev pere, tal on palju sõpru ja päris palju selliseid toetavaid faktoreid, tal on hobid ja trennid ja ta on lihtsalt väga kurb ja ema tuleb ja lohutab, räägivad läbi, lähevad näiteks koos koolipsühholoogi juurde, otsivad kohe nagu lähiringist abi, sotsiaalpedagoogid, lahendavad ära, see asi laheneb. Aga on ka teine variant, et Vikkel juba enne oli tegelikult võib-olla vaimse tervise probleeme, võib-olla tal on vanemad lahutasid, seal on juba enne oli kriis. Või oli see, et tal ei olnud sõpru, tal ei olnud oma rolli ja siis ta tegi neid luuletusi, ta mõtles, et need on toredad, ta hakkab inimestele meeldima. Ja see tulemus on risti vastupidine. Võib-olla tal on veel mingisuguseid eripärasid, mingisuguseid probleeme. Ja see asi on nagu kuhjunud ja sageli on ka, ja vanemad on sageli stressis, et neil on endal probleemid. Ja võib-olla ema ei ole ka seda märganud, võib-olla Vikke ei ole tahtnud seda ka rääkida õigel ajal. Ja ühel hetkel, kui näiteks ongi märgata, et tal on võib-olla pikad varrukad, eks ole, varjab ennast, mis seal all on võib-olla sellised kriimud-kraamud, on hakanud lõikuma ennast näiteks. Või siis ei söö, hakkab näljutama, mõtleb, et ma olen nii nõmegiga, nüüd on veel paks. Ja asjad on juba nii karmid, et see tuleb kohe ruttu sekkuda. Et siin on ka samamoodi, et alati ei pea kohe minema nii-öelda EMO-sse, ehk siis psühhiaatria valvearstile, et võib ka kohe pöörduda perearstile erinevate probleemide puhul, saada sealt kiiremat abi, nõu. Perearstil on võimalus teha e-konsultatsioone psühhiaatriga, kui on näiteks depressioonikahtlus, on vaja ruttu kuskile saada. Või siis on esimene link nii-öelda otse selle psühhiaatria kliinikutega on vaimse tervise õde, et vaimse tervise kabinette on üle Eesti päris hästi kätte saada, teiseks Tallinn, Tartu suured keskused, et tegelikult on ka näiteks Elvas, Valgas, Jõgeval, et Viljandis on haigla, et on olemas need kabinetid, et sealt edasi läheb siis vaimse tervise õe kaudu, kes kohe konsulteerib tegelikult lastepsühhiaatriga, psühholoogiga, et see on ravimeeskond, et kui on vaja kiiret abi, siis õde saab kohe suunata. Ja kui on oht, et ongi, et asi on juba niimoodi kuhjunud, et Vikkel ei ole enam eluisu, et ta tunneb juba lootusetuna ja ei näe väljapääsu ja on reaalne oht, et ta võib midagi ka teha, et ta näiteks on juba plaaninud, on jätnud hüvasti jäetud kirju, kirjutanud samamoodi näiteks väga oluline on vaadata, mis sotsiaalmeedias toimub. Et kui on mingid vihjeid, et ta juba postitab näiteks või on kellelegi öelnud, et ta ei taha elada, et siis tegelikult on valvearstile, kas või Tartus, Tallinnas suuremates haiglates on olemas, et kohe kohale minna või ette helistada või siis 112. Et küsida nõu ja veel lasteabi telefon tegelikult samamoodi, et kui te olete näiteks, et on Vikke sõbrad ja ei tea täpselt mida teha ja ei ole kohe oht, et ta nüüd jooksis metsa, eks ole, siis on 112 või kohe täiskasvanu juurde. Aga et nad mõtlevad, et nad muretsevad, aga ei tea, ei julge täiskasvanutele rääkida või on see sama risk, et ei tea, et ma nüüd räägin sellest, et mis tuleb välja, et nüüd ma olen ka Vikkega seotud ja hakatakse mind mõnitama, et siis on lasteabi telefon, et internetis kätte saadav.
et kus saab kohe rääkida ära, et ma muretsen enda või teiste pärast ja sealt saada siis konkreetsemalt juhiseid. nii, ma saan aru, meil on üks küsimus või kommentaar. Niimoodi. Midagi, mida sõbrad saavad selles olukorras teha, on see, et nad jälgivad TikToki repost'e. Üllatavalt hea abinõu. Nimelt repost'id on kõigil avalikud, need on siis nii-öelda teiste poolt tehtud videod, mida saad enda profiilil jagada. Ja reeglipäraselt see näitab väga hästi inimese meeleolu. See ongi see, et kas või minul, ma olen tähele pannud, et lähen vaatan kellegi repost'e. Okei, ta on kellestki lahku läinud. Nii, järgmine sõber. Okei, tal on praegusel hetkel vist nagu vaikselt koolistress. Järgmine sõber, ta läheb varsti reisile. Et see ongi see, et repost'ide järgi saad väga hästi aru, mis inimese elus toimub. Ma tahtsin täpselt sama asja tulla ütlema, mis Karola ütles, aga ma tahtsin öelda, et TikToki repostid on selles mõttes hea abi küsimine, mitte otseselt, et sa vihjad, et mul on vaja abi, aga ma ei julge seda küsida. Et see on nii-öelda tohutult hea viis, kuidas vihjata, et mul on halvasti ja ma vajan ruttu abi. Aga kui ma seal jälgi ei ole ja sõber ei ole, siis ma ei näe, ainult sõbrad näevad ju. Kui on avalik konto, siis näeb, aga siin ongi sõbrad saavad ju täpselt samamoodi sekkuda, öelda, et kuule, ma näen, et see tüdruk ei nii-öelda repostib videoid selle kohta, et ta ei söö enam ja et ta on juba põhimõtteliselt välja mõeldud, kuidas ta ennast ära tapab, et sõbrad ju näevad selliseid asju. Selleks on eraldi kontod olemas, kus sa saad nagu aru, et inimesel ei ole päris kõik korras. Ja see on väga hea, aitäh, see on väga hea kommentaar ja see on just seesama asi, et ergutada tegelikult märkama ja ise nagu nii-öelda teatama siis, et jälgime ise teisi nagu samamoodi nagu sõbrad, et esmatasandil, et mina ei pääse ammuga aitama teda, aga ma ei teagi veel teda, aga sõbrad ju näevad kohe. Ja just kas või anonüümselt turvalisele täiskasvanule ära rääkida, et mul on mure. Et isegi kui see on nagu ei ole nii, no mis siis on, no siis uuritakse ja siis ei ole muret. Aga kui on, eks ole, siis tegelikult meil ju, kui te guugeldate, siis meil on Eestis ju juhtumeid, kus tegelikult inimesed on suitsiidi teinud. Et ka ajakirjanduse jõudes, eks ole, et ja see ongi seesama, et tasub võtta pigem tõsisemalt, pigem teatada, kui on sõbra pärast mure. Seda teeb beebipolitseinik ka, me hakkame trollima. Ma tahtsin nende slängide kohta lihtsalt öelda, et ärge nendest slängidest väga kinni võtke, sest et slängid on erinevad piirkonnad, on erinevad grupid, on subkultuur, see kitse panemine näiteks siin, et see on nagu selles mõttes väga ohtlik juba nagu vangis subkultuur või on radikaliseerimisena, see on muidugi teine teema, aga no slängidega võiks rahulikult olla. Aga selles mõttes ongi, et see, mis me räägimegi, õpetajad on ka ja mis veebipolitsei koostööd teeb, et me proovimegi jõuda nagu sellele kiusatava juurde ja kiusaja, vaatame neid kontosi, vaatame sõprade kontosi ja küsime sealt ja siis koostöös leiamegi, mis see probleem on. Hea märkus, aitäh. Ja tõesti hea märkus ja tähelepanek ja siin on see koht, kus ikkagi koolis me peame seda jagamise ja abiküsimuse ja sõprade hoidmise kultuuri edasi aitama. Ma tahtsin veel öelda, et mõnikord ongi, et laps otse ei julge öelda, aga kui tal on hea usalduslik suhe oma vanemaga, siis vanemate kaudu on ka tulnud minuni sellist infot, et kuule, et mul on laps öelnud, et see pildistab, kuidas ta lõigub ennast või et seal kellegi kohta midagi halvasti öeldakse. Et see on ka suur asi, et lapsevanema kaudu tuleb ja minu ülesanne õpetajana on siis piisavalt hägustada, kus mu allikas oli. No, et kui ma selle teemaga hakkan tegelemast kohe, mitte ei ole see, et ma olen valesti teinud, või kus sa tead. Hakkab nagu see, et kus kits on, et keda järgmisena rünnata, et mitte, et võtta vastutus oma tegevuse eest. Aga see, et hea koostöö lapsevanematega, see usalduslik suhe, et lapsevanem julgeb öelda oma lapse kaudu tulnud infot õpetajale, teades, et tema laps ei ole nagu, õpetaja teeb kõik endast olenevat, tema laps ei ole järgmine sihtmärk, sellepärast, et ta infot jagab, et see on ka ülioluline. Tuleks korra veel, Marta, sinu juurde tagasi, et tegelikult me teame, et kõige rohkem kogevad küberkiusamist Eestis 13-aastased tüdrukud ja meil on seesama Vika lugu, et mis oleks see esmaabi, kui mina nüüd olen näiteks Vika ema, ma helistan sulle, ma tunnen sind või ükskõik sulle kui spetsialistile. Mul on selline lugu, et mis on minu kui lapsevanema jaoks see esmaabi, mida ma oma lapsele sellel hetkel nüüd saan anda, kui ma olen selle loo teada saanud ja ma näen, et on tegelikult täiesti katki ja ma tunnen süüdi, kuidas ma ei märganud, et mis ma saan teha.
kõigepealt ma tahaksin nagu öelda nendele vanematele, et minu arust lapsevanem ongi päris keeruline olla, et kõigepealt endale nii-öelda nagu noh, selline asi on olemas nagu enesekaastane või self-compassion nagu nii-öelda teraapia suunana lausa, et kõigepealt endale nagu vanemana öelda, et ma tegin nagu ma sellel hetkel oskasin ja nii ongi, eks ole, et mitte ennast piitsutada, sest noh, kui ma olen iseendast väljas, siis ma ei suuda ka tema jaoks rahulik olla, et hingata olla iseenda vastu sõbralik ja samamoodi siis püüda ise rahu säilitada, et kui selle lapsele maailm nagu kokku hukkunud ja tema arvab, et nüüd ongi elu lõpuni nii ja kõik on väga halvasti, et siis proovida ise rahu säilitada ja seda perspektiivi, sest et see ongi kole lugu ja see on väga traumeeriv, et kui ma kuulen siin, noh, kes on ise langenud täiskasvanuna selle küberkiusamise alla, see ongi väga kole, aga täiskasvanuna me teame, et see ikkagi asjad mööduvad, asjad ununevad, hea küll keegi tänaval ütleb veel midagi, aga üldiselt meil on muu elu ka ja see perspektiiv, no 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat, eks ole, 13-aastaselt see, kui teda on 2-3 aastat kiusatud, see on nagu väga palju suurem protsent tema elust. Et ju jääda rahulikuks ja öeldagi, noh, anda seda perspektiivi, eks ole. Ja samal ajal on kuulata ära, lihtsalt mitte nagu vaielda, kindlasti mitte süüdistada. Et endal võib olla ärevus, et noh, et kuidas ma ei märkanud, siis võib öelda ka, et no kuidas sa selle peale ei tulnud, et kas sa ise ei mõelnud, eks ole. Et pigem nagu mitte selle taas ohvristada või nagu veel mõnitada, et sa oled ikka rumal küll. Et vanem võib ka seda öelda, nagu kui ta on närvis või tunneb ennast süüdi, et pigem proovida valideerida, ehk siis nagu peegeldada, kuulata, mõista, et ma saan sinust aru. Et see on, ma saan sinust aru, et lihtsalt öelda, et sul võib olla ikkagi väga paha tunne, et ma olen sinuga. Et me ei saa lubada, et see lõpeb, aga ma saan öelda, et ma olen sinuga. Ehk et siis tagada maksimaalselt selle lapse turvalisus vanemana, kõik, kes selle lapse ümber on, ka õpetajad koolis, et ta tunneks, et ta ei ole süüdi, et ta peab olema nüüd hoitud ja on meie jaoks hoitud. Just, ja ise nagu tunnistada, et see on raske, mitte tühistada, et see on suvaline, aga samas ka mitte ise seda nagu väga, noh, enda paanikat mitte nagu ka väga välja näidata, eks ole, et muidu ta mõtleb, et see on nagu noh, et lootusetu, et see ei ole lootusetu, see on väga tõsine, me tegeleme, ma kuulan sind, ma mõistan sind, see on tõsine asi, aga me saame hakkama, et seda sõnumit nagu pigem. Selles loos ei ole sisse toodud AI-d, aga ka AI on täna juba väga kättesaadav vahend, millega võib paha teha. Mis siis, kuidas seoses tehisintellektiga saaks see lugu veel hullemaks minna? Tõenäoliselt läbi siis deepfake'ide. Sa kasutad tehisaru ja lood läbi selle süvavõltsingud on see eestikeelne termin. Sa genereerid mingi video, see võib baseeruda täiesti reaalsetel fotodel või videotel, mis on inimesest varasemalt tehtud. Ja selle päris alusmaterjali põhjal sa saad luua väga kergesti ja väga lihtsalt väga realistlikku materjali, mis tegelikult ei ole päris. Ehk siis noh, näiteks nendes piltidest sul on, mis Vikast tehti, on võimalik luua palju hullemad pildid tehisaru abil ja seda ka tehakse. See on karistusõigusega suure küsimärgi all, et kuidas sellist asja reguleerida. Ma tean, et Suurbritannias on täiesti kriminaliseeritud nüüd see süvavõltsingute tegemine just sellise seksuaalse materjali tootmiseks. Muudes riikides veel mõeldakse, kuidas selle kõige parem läheneda on, aga see oht on väga suur. Kuidas selle vastu võidelda, väga keeruline. Tõenäoliselt läbi selliste tehisaru programmide, mis suudavad ise seda tuvastada ja automaatselt teavitada ja anda märku, et selline asi levib. Kas on teada ka juba mõned sellised küberkiusamise lood, kus on kasutatud tehisaru mujal maailmas, Eestis? Milleks me peaksime valmis olema? Hispaanias oli hiljuti juhtum, kus ühest kooliealisest tüdrukust tehti pildid, klassikaaslased need tegid ja siis selle sama tehisaruga need modifitseeritigi siis alasti piltideks, mis pandi ringlema ja see oli päris õudne ja õõvastav veel lugeda tegelikult seda. Ja see on veel menetlemisel, et eks näis, mis sealt saab. Lastega ja kuritegudega on alati probleem ka see, et need selle kuritegeliku materjali tootjad ise võivad ka olla sageli lapsed. Ehk siis karistada neid ei ole ka kõige õigem lahendus, et pigem võib-olla üritada vähemalt esmalt rääkida ja seletada, et see, mis te teete, et see ei ole okei, see ei ole aktsepteeritav
ühiskond ei toimi niimoodi selle põhjal. Aga jah, need ohud eksisteerivad hetkel ja tuleb olla lihtsalt teadlik sellest, et need ohud eksisteerivad. Et ei tasu võtta kõike puht kullane, et see video, mis ma näen, jah, ju siis nii ongi, et see ongi päris, et tasub olla kriitiline. Lisaks on sellise koolieluga näiteks olnud juhtumeid, kus on loodud videoklipp, kus kujutatakse direktorit avaldamas mingisuguseid väiteid. Ehk siis näiteks USA's on olnud juba mitu juhtumeid, kus deepfake'i kasutades tehakse videoklipp, kus direktor räägib näiteks midagi rassistlikku. Ja samamoodi on ka need läinud levima, et täpselt samamoodi nagu seda on täna kasutatud näiteks koolidirektori vastu, võib sama asja kasutada Vike vastu, ehk siis Vike ei loe mitte luuletusi oma TikToki videodes, vaid peab näiteks vihakõnet kellegi suunas. Et see on ka üks võimalus, kuidas AI võib siis reaalselt mõjutada küberkiusamist. Aga ma tahan chat AI kohta seda öelda, et tegelikult paljud algoritmid on juba piiranud seda, et sükse asju ei saa teha, aga juba on loodud uued AI-d, kus saab seda teha. Mikrofonid lähevad tülli. Aga ma tahan öelda seda, et korrakaitseseaduse muudatus on läbinud ministri allkirjaga, kus tahetakse veebi avalikuks ruumiks teha. Juristid teavad, mis see tähendab ja süüde ennetamist ka, näis kuhu see jõuab, aga ma arvan, et see jõuab selleni, et internet on meil põhivabadus ja ärge meil piirake kõiki asju ja ma arvan, et näis, et me liigume sinna poole, et rohkem kas karistada või mitte karistada, vaid mina politseiniku ütleme, mõningad asjad peavad olema rohkem karistada, näiteks see Vike lugu. Aga paljud inimesed siin ütlevad, et internet on minu põhivabadus, mis te piirate teda. Et see on niisugune kaheotsega asi. Kas on ka teada, kui palju Eestis on selliseid kohtupraktikaid, et esitatakse kahjuhüvituse nõue ja küberkiusamise lugu jõuab päriselt kohtusse? Küberkiusamise lugudest minu meelest kohtupraktikat ei eksisteeri. Meil on ka tavapärasest koolikiusamisest väga-väga vähe kohtupraktikat. Meil on seisuliselt üks Riigikohtu lahend. Küll aga on väga levinud kohtupraktikas nõuded, mis on esitatud laimamise eest, au teotamise eest. Ja need on mingis kontekstis kindlasti samastatavad ja sealt on võimalik tuletada mingitki teadmist. Ja neid on päris palju. Et see on ju tegelikult see sama, mis on, kõik paljud teavad meil ju, ma ei hakka nimesi ütlema, kes meil siin TikTokerid ja on praegust, kuna ma ei taha neile reklaami teha, aga sama see Ronga ema, ehk siis see tegelikult kiusamine on mainekahju tekitamine, laimamine, solvamine, üks sama paragrahv kõik. Ja minu teada ühtegi õpetajat kahjuks ei ole läinud. Kuigi Tartust on paar juhtumit on mul ja ei ole ka ühtegi last veel läinud ei kooli vastu, ei selle vastu kohtusse, aga samas on põhi- ja gümnaasiumi seaduses ju kirjas, et kool peab tagama õpilase turvalisuse ja seda ma tean ka, et ei ole veel mindud. Aga on katseid mindud, aga see kohtutee ongi siukene, nii nagu juristid ütlesid, et pikk ja väga lohav. Aga oleks vaja seda õigust nagu väikest selgitust, et käiks korra läbi, siis me saaksime kõik nagu edasi minna. See oleks vaja küll jah, praktikat tuua, aga see nõuab kohutavalt suurt julgust, et sellele teele üldse minna. Aga ma arvan, et see julgus tuleb leida lihtsalt. Marta, kui Vike ema võtaks ette kohtutee ja see kestaks väga-väga kaua, kuidas sina näed seda siis, kuidas see Vikele võiks mõjuda? Kas sa soovitaksid seda? No vot, eks ole, et kõiki asjaolusid ei tea, et kui see ei lõppe ära, eks ole, kui kiusamine kestab kogu aeg, siis see Vike jooks ju kestab ja me peame selle nagu ära lõpetama. Et kui me räägime, et ütleme, et Vike sai sealt nagu näiteks sellise korraliku trauma, siis traumateraapia eeldab tegelikult enamasti ikkagi seda, et sa oled nagu turvalises, see asi on ära lõppenud. Sest et kui ma mõtlen, et hakkame seal traumateraapias tegelema sellega, et see on möödas, see on läbi, sul on turvaline, aga sul ei ole turvaline.
siis me peame selle lõpetama ja kui kohtus käimine aitab selle lõpetada, siis on see nagu paratamatu, kui seda üldse kinni ei saa muidu. Aga teistpidi on see, et kui me saime selle nagu pidama, need materjalid on sealt ära võetud, aga et ma tahan õiglustunde pärast neid nagu paika panna, et et mul oleks vaja nagu midagi tõestada, siis võib olla sellel vastupidine mõju, et see lugu jälle ei lõpe Vike jaoks. Et juba on ta uues koolis, võib-olla seal on asjad juba mööda läinud, 2 aastat on möödas, aga Vike ema, ma saan aru, see on nagu inimlikult arusaadav, protsessib seda muudkui edasi ja see nagu lugu on kogu aeg laual. Et see on jälle teistpidi, et see ilmselt oleneb nendest asjaoludest. See on huvitav, ma iseenda jaoks praegu tabasin siin ka, et kui meil on koolis kiusamisjuhtum, siis me lapsega ja lapse turvalisuse saame koolis suhteliselt ruttu tagatud. Aga see lapsevanem ei lase sellest lahti, ta ketrab ja ta toob igal lapsevanemate koosoleku, ta toob kogu aeg selle uuesti lauda. Et see on tõesti nagu 2 otsaga asi ja ühtepidi me vajame neid kohtupraktikaid, aga ma saan aru, meil on seal küsimus. Tere, aitäh väga huvitava arutelu eest, et mina olen Anna-Liisa, esindan Justiitsministeeriumit ja ma tegelikult tahtsingi kommenteerida korraks seda kohtupraktika poolt, et oli küsimus, et kas meil on kohtupraktikat, mis puudutab näiteks koolikiusamise juhtumeid, siis juba mitmed aastad tagasi tegelikult me Eestis läbisime alaealiste õigusreformi, mille eesmärk on see, et me ei karista noori nende tegude eest, vaid püüame leida mingisuguseid muid lahendusi. Et selles suhtes ma arvan, et otsida neid kohtulahendite numbreid ja kui palju neid on, et see võib-olla ei ole päris õige suund. Et meie eesmärk on ikkagi see, et need asjad ei jõuaks kohtusse, et nad ei jõuaks nii kaugele, et meil on vaja kedagi karistada. Samas ma ei väida seda, et mingitel juhtumitel ja äärmuslikes olukordades see loomulikult on vajalik, aga et põhieesmärk peaks ikkagi olema asju lahendada nii, olenemata siis on see koolikiusamine või ükskõik milline muu alaealiste õigusrikkumine, et me suudame need lahendada teisel viisil, muutes noorte arusaami, nende käitumist nii-öelda ülejäänud ühiskonnaga siis ühte jalga käivaks. Aitäh! Aitäh, see on väga hea, et sa selle vaate siia ka sisse tõid ja ma siit omalt poolt jagan korraks ühte näidet, et kui me räägime ikkagi noortest, siis selline näide, et noored tegid nalja, tegid TikTok video. Sellel videol oli 40 000 vaatajat. See video tekitas väga palju mainekahju, väga palju isikukahju teatud inimestele. Nalja tegid teismelised õpilased ühes koolis ja kas te kujutate ette, et see, kes nüüd postitas, see üks õpilane, seal taga oli terve grupp, et me nüüd kuidagimoodi hakkame karistama ehk et siis töötades koolis noortega oleme selles mõttes sellega väga nõus, et sellisel hetkel peame me ka väga selgelt kaitsma seda noort, kes tegi selle rumala teo ja tagama ka tema heaolu, et ka tema järgmisel päeval või ta üldse oleks valmis kunagi kooli tulema, et tal ei tekiks mingit suitsiidset mõtet, et see on nüüd see koht, kus me alati peame seda teist poolt ka nägema. Kiusamine ei ole kunagi õigustatud, aga me peame tegelema kõikide osapooltega, sest see on grupiprotsess. Just, ja siin on siis seesama teema ongi, et tihti on probleem ka sellel kiusajal. Et see ei pruugi alati olla, mõnikord lihtsalt inimene ei adu, noored inimesed ei saa aru, kus nalja piir läheb, aga võib ka juhtuda, et on. Või teine asi on seesama, et siin noored tõid välja, et kui, mis see tähekombinatsioon oli, et kui see õhutad teist suitsiidil, eks ole, pool naljaga. Et see on selline sama asi, et kõik noored meeldes enamus ei ole psühhopoodid, nad ei mõtle päriselt seda lõpuni, päris lõpuni. Ja samamoodi tuleb seda oma nagu lastele või noortele või õpilastele rääkida, et te kirjutate neid asju. Te ei tea, mis selle inimese lumel selle jääme all on. Ja see, kui palju tal seal piisas karikast möödas on. Ja päris nõme on pärast edasi elada, kui sa tead, et sina olid see, kes seda ütles. Ja see juhtubki. Et seda me ei adu ja isegi kui pärast, ma olen kuulnud, et olen kuulnud nagu nii-öelda ringleb, et pärast veel lõõbitakse takka, et ei, neil on kahju. Esiteks on see, et see lõõbimine ei tähenda, et see ei kohale ei jõudnud. Ja teine asi on see, et läheb paar aastat mööda, et patsiendi hulgas on ka tegelikult teise poole peal olnud inimesi, kes ei suuda endale otsa vaadata ja kes kahetsevad igast asju. Võib-olla ise tulid vägivaldsest kodust ja neil oli väga palju probleeme, elasid seal ennast välja ja sealpool võib ka suitsiidi oht olla.
et ma õpetajana leian ka, et kui selgubki, et kes on see kiusamises põhikiusaja, aga seal taga on tõesti need süsteemid ja tegelikult sageli tuleb ka välja, et koolis ta on kiusaja rollis, väljaspool kooli on ta ise ohver. Et seal on nagu nii keerulised dünaamikad on, millele tuleb mõelda. Ja tõesti, et mitte see, et sa said selle jamaga hakkama ja nüüd sul ongi elu lõpuni siin otsa ette kirjutatud see, et sa oled see kiusaja, siis tegelikult me eeldame, et inimesed muutuvad ja see, et noored ei taju, kus see piir läheb, et see tuleb küll väga hästi välja. Aga me tegime nalja ju, aga ta ise on loll, et ta ei saa aru naljast. Et nemad teevad nagu nii-öelda see kvaliteetset nalja ja teine on nii rumal, et ta ei mõista seda nalja. Et see on nagu nii levinud, see põhjendus, et nali on siis, kui kõik naeravad ja tegelikult ka naer võib läbi pisarate olla, eks. Et aga ta naeris ju kaasa. Ja vaatame need Ameerika kanalid, eks ole, tordiga näkku, on ja. Ma teen järgi, ei olegi naljakas. Just, et seal on oluline õpetajana ka, et mõista seda, miks see olukord on selliseks kujunenud või miks see kiusaja on leidnud sellise väljendusviisi enda staatuse tõstmiseks, Venes hinnangu parandamiseks, teise alandamise viisil, et tuge vajavad tegelikult, nagu ma ütlesin enne, kogu seltskond. Samamoodi need pealt vaiksed heakskiitjad või need pealtvaatajad, kellel on nagu sisemiselt täiesti katki, sest ta ei julge midagi teha ja ta näeb, et on valesti. Nemad vajavad samamoodi tuge, et siin jah. Et minu jaoks kui õpetaja jaoks, et kas on kohtulahend või mitte, minu tööd selles suhtes ei puuduta, et mina suhtlen nende õpilaste ja nende vanematega, eks, et see on nagu see põhifookus mul. Et vanemad on jah siin, et vanemad ei saa kuidagi üle sellest, et veebipolitseinik ka, et lapsed on juba ammu, et liiv on juba ära kuivanud, see pissiliiv ja kõik, see liivakasti nali, et lapsed pissivad liiva ja tulitsevad liivakastis, järgmine päev mängivad jälle koos, aga vaata vanemad ei saa, et siis nad kogu aeg taas ohvristavad. Ma tegelikult sul aega on veel, palju sul meil aega on veel? Et selles mõttes ma tahtsin seda, et lihtsalt diskussiooni mõttes, et okei, me lapsi ei karista, aga kas me siis tegelikult tsiviilõiguses ei karistata, vaid tagatakse õiglust, on ju? Õiglust tähendab, et kui me lapsi ei karista, kas siis lapsevanemat nagu võiks karistada selle eest, et sa ei osanud oma last karistada ja esitame sulle hagi 10 000, et kas see nagu oleks, mis te arvate, okei või pigem, ega see last ei paranda, tegelikult ega see Vikit ei paranda, see karistamine või õigluse tagamine Vikit ei, ütleme kohe alguses ära ei paranda, et parandab see, et kui me alustame kohe esmastest märkidest, aga siin juba paar märki juba räägiti, millest me peaksime nägema, aga kas vanemaid siis võiksime karistada, minu küsimus oleks see. Mul tuli kohe siit seos sellega, et kui vanem üldse teab, kuidas siis kasvatada, kui ta selle peale läheb koju ja mõtleb, et annab lapsele tappa näiteks, et see on siuke äärmus, eks ole, et et nad ei tea, kuidas teha, siis me karistame ja siis nad lihtsalt elavad ennast kodus välja, ütlevad, mis sa oled siuke halb laps, on ju. Leebelt öeldes, väga leebelt. Aga teine variant, millel on iva, on perekoolid, koolitused ja mida tõesti oleks võib-olla vaja tuge, programmi vanemale, kuidas oma last nagu mitte kasvatada võib-olla, aga kuidas teda toetada ja suunata. Ja see on jumala hea mõte tegelikult, saada sinna koolitusele. Ma käisin Slaavi koolis ja 3. klassis tegin loengut ja seal oli küberkiusamine. Ka sama see piltide ja sama siin ja ma ütlesime, et aga kirjutame emale, et see poiss on kiusaja ja siis klassijuhataja ütles, et ei, ta läheb koju, ta saab tappa. Ja ta saab kõvasti tappa. Ja siis me leidsime selle lahenduse, et me kirjutasime nagu üldiselt kõigile, et see asi ei ole hea ja see on see küsimus, et see kultuuri küsimus, et kultuurid on erinevad, koolid on erinevad ja kahjuks ongi nii, et me peame kasvatama lapsevanemaid, et siit olen ma päris mõtteid juba noortelt sain ja teistelt ka juba, et eks me kuskil peab leidma selle koha. Et mulle tundub, et me hakkame jõudma sinna sotsiaalsete oskusteni välja, et alates sellest, kui laps tuleb kooli ja tegelikult ka lapsevanemal on vaja neid sotsiaalseid oskusi. Ma toon korra ühe mõõtme veel sisse, see puudutab siis Mikki Omar võib-olla teid, sest see on midagi, mida ma eelmisel aastal kogesin korduvalt. Kiusamislugude puhul kool asub tegutsema, keegi asub tegutsema ja esitatakse näiteks, et anname teada lapsevanemale, et teie laps on selles olukorras osaline ja tema nüüd tekitas kahju või on käitunud valesti. Ja lapsevanem, siis kiusaja vanem esitab hoopis koolile kahjunõude, et tema lapsega on valesti käitutud.
vot siin selles osas on kohtupraktikat natukene olemas, et see üks Riigikohtu lahend, see tegelikult oligi, see oli siis füüsilise vägivalla juhtum ja esitatud samamoodi kooli vastu. Ja seal tegelikult on, mis Riigikohtu lahendist välja tuli, oli see, et selles olukorras tuleb ka näiteks õpetaja vastutuse seisukohast hinnata, et kas nad on rikkunud oma kohustusi, mis siis sellise haridusega, selliste teadmistega isikult eeldatakse. Ehk siis tolles olukorras oli näiteks niimoodi, et kasutati füüsilist vägivalda, aga õpetajast olukorda ei näinud. Ja kui õpetaja sellesse piirkonda juhtus, siis seda füüsilise vägivalla juhtumit ei esinenud. Õpilased lõpetasid selle ära. Õpetaja läks ära ja siis see jätkus. Ja selles olukorras ka öeldi, et aga kuna õpetajal ei olnud tegelikult mingit põhjust ju seda vägivalla juhtumit tol hetkel selles olukorras tuvastada, siis ei saa ka midagi ette heita. Ehk siis tegelikult kooli vaatepunktist seda karta ei tasu. Kui kool on teinud kõik endast olenema, mis kool saab teha, siis selline vastutus on tegelikult vähe tõenäoline. Tegelikult tulebki alati mõelda, et mis on see normaalne tegutsemise viis, kuidas siis võiks talitada ja teha kõik endast olenema. Kuidas selle konfidentsiaalsusega on? Sageli ju ka õpetaja heast tahtest läheb ka erinevate lapsevanematega, ma ei tea, rääkima või midagi lahendama. Tegelikult osaliselt hakkab tekkima ka hirm, et appi, aga et kui me koolis lahendame, siis tegelikkuses järjest rohkem me kuuleme, kuidas vanem pöördub advokaadi poole ja suhtleb kooliga advokaadi vahendusel. Sihuke seotud kätetunne tekib mõnikord. Ja aga see on ju ongi märkamine. On esmane see, et kus lapsevanemad ja kool esmalt suhtlebki pooltega ja siis peabki samm-sammult järjest ülespoole kõrgemale minema. Et see juriidiline tee on ju kõige keerulisem, et kool ei tohi seda karta, et ta nüüd rikub siin mingi konfidentsiaalsust ja asju. Mõned koolid on rääkinud seda, et mis me nüüd, issand jumal, me nüüd rikume siin põhiseadust või asju. Ei, et käitute kõigist, märkate, suhtlete, vestlete ja kui sealt tulebki tõrge vastu, tuleb avaldus, siis tulebki edasi käituda vastavalt samm-sammult. Ma korraks täpsustan siin ka, et näiteks põhikooli ja gümnaasiumide seaduse järgi ongi koolil kohustus tagada õpilase vaimne ja füüsiline turvalisus. Ehk siis kool peab midagi selles olukorras ette võtma, et me ei saa rääkida ju turvalisuse tagamisest, kui kool ütleb, et me nüüd ei tee mitte midagi. Tegelikult kool ikkagi peab kuidagimoodi ka sekkuma sellesse olukorda. Nii et te julgustate, et koolides ikkagi julgelt sekkuda ja teha, dokumenteerida enda asjad ja et me ei pea kartma seda, kui keegi kaebab meie peale. No vastupidine oleks ju õudne. Aga ma mõistan seda õpetaja hirmu, et tegelikult, et kas ma teen, et ma näen, et on midagi valesti, aga kui mul on kogemus, et see on see vanem, kes seadusega tuleb, et temal on vaja paragrahvide lõikes midagi tuua, mille vastu siis tema laps on eksinud, siis mina ei tunne neid paragrahve ka. Et ma õpetajana mõistan seda hirmu, et äkki ma tõmban nüüd endale veel suurema jama, eks ju, kaasa. Aga siin on oluline kaasata juhtkond sellistel olukordadel, et ma ei ole üksinda mina versus lapsevanem, vaid et mul on see tiim on taga, kes annab selle julgustuse ja sest sekkuda on vaja ja rääkida on vaja. Ja minu kogemus on ka see, et kui lapsevanemale on informeeritud, et on kiusujuhtum olnud, siis vanema reaktsioon mitte ei ole see, et ma küsin ja räägin lapsega, vaid esmalt nagu, et ise olete süüdi või vaadake, mis minu lapsega on tehtud, et seda rünnakut tuleb ka, mis on mõistetav. See on nagu see, et parim kaitse on rünnak. Aga jah, et õpetaja võib olla ebakindel. Kui kohaliku omavalitsuse esindajad siin kuulevad ja vaatavad seda, siis ma julgustan ja oma kogemust ütlen ka, et kus on ja õpetajaid kaitsen ka, et paljud õpetajad ütlevad see, et ma ei saa olla õpetaja, ma ei saa olla politsei, kes otsib läbi, ma ei saa olla psühholoog ja tegeleda kõikide probleemidega. Ma pean kõik asjad, kus on need koolid, kus on tugev sotsiaalpedagoog ja psühholoog, nendes koolides on vähe probleeme. Mitte see, et see lükatakse kuskile vaiba alla, kuskil ei tule välja, vaid need lahendused saavadki ennem lahendatud, et tuleks üks wikilugu, kus me jõuame ajakirjandusse või kuskile kohtupinkidesse. Need asjad on lahendatud juba varakult ära. Aitäh, hakkame vaikselt seda oma ringi siin kokku võtma ja mõtleme korra, jõuame selleni ka, et kui te mõtlete nüüd enda sellise valdkonna peale, mõtleme selle küberkiusamise keerise peale, mis on need kohad, mis teile tundub, et millele peaks tähelepanu pöörama, et need ei juhtuks või kui juhtuvad, et nad ei läheks väga halvaks, et kas on see või mis on need, kus me paneme käe pulsile, et mis on see ennetuse koht, et meil ei läheks see lugu nii halvaks, et meil ei tule see laps enam sealt
voodist välja või veel hullem, et tal on juba suitsiidsed mõtted, kui ta on sattunud sellesse keerisesse. Ma alustan järjest siis. Et ma julgustan veebipolitseinikele kirjutama, et meil on siin veel üks veebipolitseinik, Jana on siin Tallinnast. Ja meil on, me koolitame enda patrulle, koolitame piirkonnapolitseinikke märkama samamoodi. Ja julgustame ja teatama meile just, et näiteks need noored tüdrukud, kes rääkisid, et kuidas reelse asju, kuidas me neid asju täpselt teeme. Me vaatame ja me püüame kaasata võimalikult palju spetsialistidega ka Martat ja kooliõpetajaid ja teisi, et need ei jõuaks lihtsalt liiga kaugele. Mulle tundub, et julgustamine, teavitamine ja märkamine ongi need põhilised asjad, et julgus küsida abi ja julgus märgata ja sekkuda ja seda siis nii laste kui ka vanemate poolt tegelikult. Et nagu ka noored enne mainisid, siis abi küsimine on tegelikult juba pool võitu ja ma arvan, et noored eriti peaksid teadma, et see abi on kättesaadav. See võib pöörduda õpetaja poole, võib pöörduda lapsevanema poole, mõne sõbra poole, veebipolitseiniku poole, ükskõik, aga keegi ikkagi aitab. Et sind ei jäeta üksinda selles olukorras. Mina õpetajana näen seda, et nende suhtlemine, suhete loomine, see üksteise austamine ja iseenda austamine ja minu piiride tunnetamine, õppida tundma, kus on piirid. Ma näen, kui palju konflikte tekivad selle tasandilt, et ei teata, kus on piir ja austamine enda suhtes ka, et ma saan öelda, mulle ei sobi see, et kui paljud asjad eskaleeruvad sellepärast, et õpilane, kelle suunas see on, ka ei ütle stopp, ära tee. Et jõuda selleni, et on okei, mul on piirid ja see mina sõnumi harjutamine koolikeskkonnas enda väljendamises, et mitte sina, et oled loll, vaid et mina tunnen ennast halvasti, et mina näen, et see on oluline roll mul õpetajana nii lastele kui lapsevanematele samamoodi seda piiride ja austamist ja eneseaustamist ja mina sõnumit edasi anda. Minul tekkis see mõte, et vaimse tervise probleemi ennetada, siis oleks hea, et oleks sihuke hea vundament, et me ei tea, mis meil elu toob, aga oluline on juba nagu sellele lapsele uni, tervislik toit, liikumine, huviringid, sõbrad, perekondlik suhtlus, omavahel nagu üks-ühele aja veetmine, kasvõi vähe aega või kasvõi see, et mõtled teistele, et oleks see vundament oleks juba all, et siis need asjad, mis meil elus juhtuvad, ei löö niimoodi rivist välja, et nad kindlasti määravad ja seal tuleb trauma ja seal on nagu kehv, aga et see ei murra maha, et oleks see vundament all. Ja teine asi on see, et nii-öelda see esmatasand, et ei pea kindlasti olema nii, et kohe pöörduma kliinilise psühholoogi, psühhiaatri poole või kuskile haiglasse, et tegelikult ongi, et inimlik toetus, et ma tunnen, et ma olen mõistetud sõprade poolt, koolitööde poolt samamoodi otsida keegi toetav täiskasvanu, et kohe ei pea tormama kuskile nagu suurt abi otsima, aga lihtsalt lähiringis, et märgata üksteist ja toetada. Mina ütleksin, et esimene asi, kui selline olukord peaks tekkima, et siis see kopeerimine ja salvestamine, ma lihtsalt sooviks rõhutada, et see on tõesti hästi oluline. Kas või lihtsalt selleks, et kellelegi anda ilmestada selle probleemi tõsidust, et kui teil pärast ütlete, et ütles mulle ühte seda või teist, siis see ei ole sama mõjus kui see, et sa näitad päriselt seda screenshoti või seda pilti sellest asjast või seda pilti, mis päriselt ringi saadeti ja mis hakkas ringlema. See on hästi oluline ja see aitab ka teistele selle probleemi tõsiduse kohale viia. Teine asi kindlasti oleks ka see, et ma ise oma kooli ajast võin öelda lihtsalt nüüd tagantjärgi, et see kõik on mööduv, et tihtipeale nendele asjadele, et mõni asi kindlasti haavab rohkem, aga nendest asjadest tegelikult ei tasu kinni jääda, sest tänapäeval tehakse nii palju pilte, nii palju videosid, see info hulk, mis meie nutitelefoni igapäevaselt läbib, see on meeletu. Nii et kord tehakse ühest pilt, kord teisest pilt, et tegelikult tasub natukene nagu mõelda, et ma ootan ära selle nädala aega ja küll see vaibub, et tulevad uued teemad, tulevad uued pildid, et tasub selles suhtes ka natukene rahulikult võtta ja nii-öelda võib-olla mitte kõike nii südamesse, et see on minu arvamus. Aitäh, mul on lõpetuseks üks hästi lihtne nipp ka, et võib-olla siin hulgas on meile lapsevanemaid või kellel alles lapsed alustavad seda interneti teekonda, siis ma ei tea, kas te teate sellist reeglit nagu on vanaema reegel.
ja kui me oskaksime seda, kui me seda vanaema reeglit kasutame, siis tegelikult me tõenäoliselt kunagi sellesse küberkiusamise keerisesse ei satu. Et vanaema reegel siis tähendab seda, et ükskõik, mis ma internetti postitan, peab olema selline, et mu vanaema vaatab ja talle meeldib see. Ta vaatab, oi kui tore, aga kui tundub, et vanaema ei saa aru või ta on juba kahtlane, et mis seal toimub, ära postita. Ja tegelikult on seda hästi hea juba hakata lastele väiksest peale õpetama, selline hästi lihtne nipp. Teine sarnane on ajalehe reegel, et kõik, mis sa kuskile postitad, peab olema kõigile ajalehes loetav, et me sellesse keerisesse ei satu. Ma väga-väga tänan teid selle ägeda arutelu eest. Ma loodan, et igaüks sai täna siit kaasa, et me ainult mitte ei filosofeerinud, vaid me päriselt arutasime ja igal ühel on mõni mõttetera kaasa võtta. Minul on. Mina lähen jälle väga selgete teadmistega, et need sotsiaalsed oskused, need rääkimised, need sõbrad ja ainuüksi, et julgeme rääkida ka küberkiusamisest, nii nagu me räägime lapsega laua taga, et kuidas sul niisama läheb. Räägime ka see, et mis see on. Suur aitäh teile veel kord.